Mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie oleme Provintsi progressiivid. Räägime elust ja inimestest väikeses linnas ja suures maailmas. Milline tundub maailm pärnakale ja Pärnu maailmale? Sellest kõigest sügavalt, aga humoorikalt. No nii, 7. saade. Oled sa selleks valmis, Kris? Ma arvan küll. Sa küll tulid siukse tuisuga hommikul, et... Ma tulin, et augusti lõppu ei tohi sõna tuisk öelda. Osad inimesed lähevad, mida te räägite, mingit tuisku ei ole olemas. Me ei ela paras vöötmes siin. Tulin tuisuga, mul läks rattal mingisugune vidin läbi. Tegelikult ma eile juba kuulsin, eile oli 20. august, palju õnne meie kodumaa, nii tore. Aga ma eile kuulsin, et midagi ragiseb seal, aga see on see, et jõuad koju ja turvaliselt kodus, küll ma pärast vaatan ja siis ta läks meelest ära ja ma ei jooksnud, vaid tegin kiirkõndi Raekülast meie toredasse, mitte meie, vaid Kauri ja Korsten Films, Korsten Meedia toredasse stuudiosse. Et jah, ähkisin ja puhkisin, aga mitte tuisuga, vaid tuulega. No aga kohale sa jõudsid, mina jõudsin ka, võtsin Plutokase ka täna kaasa, see on mul alati siuke hea võimalus temaga natukene pikemalt jalutada, aga ilma pikema sissejuhatuseta asume kohe asja kallale. Ma nii maadlesin iseendaga, et mis see on, millest ma tahan sinuga täna rääkida, sest et ma pean tunnistama, et ajad on olnud väga turbulentsed, väga emotsionaalsed, intellektuaalselt välja kutsuvad ja ma lihtsalt ei suutnud ennast kuidagi mingisse keskmesse tuua, sest et neid mõtteid oli mul nii palju, aga üks, mis on jäänud minu mõtteisse siin viimastest päevadest, on enesepeegeldusoskus. Ja kui hästi see meil välja tuleb. Ja ma arvan, et väga tihti ei tule. See kusjuures võib-olla läheb otsapidi ka eelmisesse saatesse, kus me rääkisime sõprussuhetest. Nii tore, sest et ma toon pärast selle teema jälle lauda. Ja saad aru, ma mõtlesin, et kas ma toon jälle selle teema lauda või ei too. Ma oleks võinud seda edasi arendada, aga ma siis mõtlesin, et olgu, et ma siis püüan ikkagi midagi muud välja mõelda. Aga no ühesõnaga, tegelikult see läheb ka sinna teemasse otsapidi, sest et sõprussuhe on ka suhe ja enesepeegeldusoskust on meil just nimelt suhetes vaja, ükskõik millistes, olgu see tööalane, pereliikmega, armsamaga, sõbraga, kellega iganes. Ja mulle tundub, et me ei ole selles nii vilunud, sest et see nõuab meilt iseenda kriitilist vaatlemist, mis tähendab ühtlasi seda, et mingitel hetkedel peame me endale ka veidi tuhka pähe raputama, mis on ühtlasi ka väga loomulik, sest et me ei ole ideaalsed inimesed, me teeme vigu, me ei suuda elust läbi minna nii, et kõik, mida me teeme, on perfektne, et paratamatult me teeme vigu ja need vead on väga, väga inimlikud ja ma olen kusjuures sellele väga palju viimasel ajal just mõelnud just selle jutumärkides vead. Ma isegi ei tahaks neid tegelikult vigadeks nimetada. Aga et me eksime, et me teeme kellelegi võib-olla haiget või me oleme iseenda suhtes ebaõiglased. Ja kui me saame tagasiside, siis me võtame seda hästi valuliselt. Kuigi tihti see ei ole ju üldse mõeldud, millest me ka rääkisime sellest baasinimlikkusest, et see ei ole mõeldud sinu kui inimese suunas, vaid sinu teo või sinu sõna, mis selles momendis võib-olla ei kukkunudki kõige paremini välja. Ja me ju kõik saame võtta selle omaks, et seda meil juhtub. Ja sellele selline valuline reageerimine, mille puhul minnakse kohe kaitsesse, rünnakule. Ja vaat ma lubasin sulle, et ma kirjeldan oma mõtteid lühidalt ja nii lühidalt ma neid kirjeldangi. Ma portsutan kulmu, sellepärast, et milles sa kinni hakkad. Ja, et ma ankurdan mingit sõnu, et ma ei unustaks neid, et ma saaks peegeldada. Ja ma annangi peegelduse juba sulle üle. Ja võtta, ma arvan, et see enese peegeldus ta vajab tegelikult ka turvalist pinda, kuhu peegeldada. Pluto ohkab. See on nii tore, kahju, et ei näe, aga Pluto võttis meie 3. tooli siin stuudios ja vaatab nüüd minu poole ja ohkas. Et ütles, et I know.
et enesepeegeldus, jah, et ta vajab ka turvatunnet ja haavatavust. Ja haavatavus tihtipeale, öeldakse küll, et selleks, et tekiks turvatunne või haavatavus on vaja turvatunnet, aga alati ei ole niipidi, et vahel on vaja enne seda riski ja julgust teha ennast haavatavaks. Ja siis saab see turvatunne tulla ka läbi selle, et ei läinudki pekki või et ei avanenudki maa ja ma ei kukkunud sinna sisse, eks ju. Inimeseks olemise üks keerulisemaid asju, viimasel ajal hästi palju ka vestlusringides ja ka nõustamisel ja koolitustel ütlengi lihtne lause, aga nii mitmekihiline, et inimeseks olemise juures keerulisemaid asju on see, et see on vastuoluline. Aga samas, kui sa ütled, et ideaalseid inimesi ei ole olemas, see ideaal on ka subjektiivne, et ei ole olemas mingit universaalset mõõdupuud, eks ju, mis asi see ideaal. Ma pean silmas võib-olla väga naiivselt seda, et me mitte kunagi neid vigu ei tee, et ma ei tee kunagi kellelegi haiget, et ma ei väljenda ennast või rohmakalt, et sa oled nagu see prillikivi, Et muidugi inimestel on ideaalid ja väärtused ja arusaamad ja uskumused, et see on läbinisti ja läbivalt inimlik ja ka teatud sellised, kuidas ma ütlen, piirid või jooned, et kuhu maani ma mingisuguseid väärtuseid või mingisugust uskumust olen valmis nagu painutama, kuhu me, et jah, et ühest küljest, et oletame, et mu uskumus on see, et see, mida ma väidan, kui ma näiteks tööst räägin, eks ole, et see on nagu, see peab olema ühest küljest tõenduspõhine, aga teisest küljest on ka see, et me oleme inimestena väga mitmekesised, eks ju, ja kolmandast küljest ka see, et ma võin tunda ebamugavust ja rahulolematust sellega, et need kaks uskumust ei lähe nagu kokku või kooskõlla mingisuguses olukorras, eks ju. Aga ja nõustaja ja ma ütleks, et see nõustaja töö on minu jaoks olnud hästi nagu selline, ma ei taha öelda nagu kasvatav, aga see pidev kogemine ja nägemine, kui palju, sest et need on hästi haavatavad vestlused ja sellised, ma ei saa öelda, et maskideta vestlused, see oleks väga naiivne öelda, et nõustaja juures inimesel nagu kukuvad kõik maskid maha, come on. aga just, et need vastuolud nagu inimeste sees on nii normaalsed ja inimlikud, aga ka suhtlust. Ja suhtlemist ju peegeldatakse hästi palju ja tõesti see, et me ei oska ka ise ennast peegeldada, ta jääb ikkagi hästi sageli selle taha, et see ei olegi olnud normaalsuus, see ei olegi olnud tavapärane ja kui ma nagu mõtlen natukene niimoodi kultuuriliselt meie ühiskonna peale, siis me tulime ühiskonnast, kus inimene kui indiviid ei olnud väärtus, vaid see oli selline kollektiivne, enese esile tõstmine ei olnud kombeks, sest et see ei olnud nii-öelda kommunistlikule või kommunistlikule moraalile omane. Et me räägime ikkagi kollektiivist, mis esile trügimine see siin on, et kui keegi sind autasustab, siis on see kollektiivi, kes otsustab, eks ju. Tulime sellisest ühiskonnast ja võtsime omaks või maandusime ühiskonda, kus äkitselt selline individualism oli nagu põhiväärtus. Ise pead hakkama saama, ise ja me peame ise ennast kiitma ja ise ennast esile tooma, et nagu hästi jälle selline nagu hästi suured käärid nagu tekkisid sinna vahele ka. Ja võib-olla on seal ka see enesepeegeldusoskuse keerukus, et ühest küljest ei ole ühest küljest, see läheb nii nagu, ma juba näen, kõik need juured lähevad blablabla. No püüa lihtsustada natukene, kuule jaoks ka. Ei, ma võin seda lihtsustada, lihtsalt see on nii pikk jutt. Ja meil ei ole aega. Ja et ühest küljest see individualism, kui see, et ma ise saan hakkama, ma pean olema nagu, ma ei tea, kõige parem ja ise ennast esile tooma ja samas oskamatus selle esile toomise juures tuua esile ka seda, et ma olen inimene. Ma ei tea, ekslik, haavatav, kartlik, ebamäärasust pelgav,
ja nii edasi, et me oleme justkui sellises edukeskses ühiskonnas ära unustanud või polegi meile omaks saanud just nimelt seda pehmet inimlikkust. Sest selleks, et ma ise mõtlen niimoodi, et selleks, et ma julgeksin enese peegeldusega nagu tegeleda, ma pean kogema seda pehmet inimlikkust. Huvitav, et sa selle sinna viisid. Mina tunnen kusjuures selle kõrval ka seda, et me oleme tegelikult selles individualismis liikunud edasi juba mõnda aega, ma arvan, me oleme seal tegelikult juba olnud. Ma tunnen, et me oleme selles individualismis nagu liikunud või juba mõnda aega olnud tegelikult selles perioodis, kus igasugune kriitika seda nähakse pahatahtlikkusena, et me ei suuda sealt välja korjata enam seda, mis tegelikult on konstruktiivne, et me oleme muutunud nagu allergiliseks igasugusele tagasisidele, mis ei ühti võib-olla sellele, kuidas me ise ennast või oma tegutsemist näeme või näha tahaksime. Et selline mõte on mul ka ja see on see, miks ma pean hästi oluliseks tegelikult seda oskust ka ise ennast või seda tagasisidet, mida me saame niimoodi rahulikult analüüsida ilma, et ma läheksin kohe enda inimlikkuse osas kaitsesse või selle väärtuse osas, mida ma ise endas näen. Et just kui seda oleks nagu tühistatud läbi selle, et mulle öeldi, et kuuled, et see, kuidas sa ennast väljendasid, ei olnud võib-olla tundlik või sa ei ole. Kas sa oskad mingi näite tuua? Mitte ei ole mingi väga konkreetne. Oskan ikka väga konkreetseid, aga üldse praegu ei taha. Okei, sa ei taha. Selge. Et näiteks, et väga selline kuidas ma siis ütlen? Ta ei pea olema mingi konkreetne elu näide, aga mingi, ma ei tea, oletame, et võtad mingi olukorra ja muudad seda. Näiteks, et ikkagi see kõik viib sinna samma tagasi, et kui ma kasutan sellist, ütleme, luiskavat, mitte ka valetavat, aga luiskavat kommunikatsioonistrateegiat. Et ja siis sinu tähelepanu viiakse sellele, et hei, et me panime tähele, et see ei olnud otseselt vale, aga see ei olnud otseselt ka nagu tõde. Okei, jumala lappama läheb. ja siis see reaktsioon on see, et aga kõik teised tegid ka nii. Okei, tead sa, ma saan aru, miks mul nagu errorisse, mul ei lähe aju errorisse otseselt, aga mul, ettevõtteid veavad inimesed, turundust veavad ja teevad inimesed, et kogu see inimeseks olemine tuleb sinna juurde ja sinna kaasa. Ja mulle tundub, et ma nagu enda mõtisklesin natuke teistsuguse olukorra peale mingisugust ettevõtte kommunikatsiooni valikut. Jah, see on üks näide selles. Jah, ja vahete vahel on, ma ei taha kasutada sõna nartsissism või nartsissistlik, sest et seda on jälle üle kasutatud. Aga vahel võib olla ka see, et inimeste või mingi, kuidas ma siis ütlen, ma ei taha öelda organisatsioon, nartsissistlik ei ontega organisatsioon, aga vahete vahel on see, et mingisugust sellist, kus on, sinna tuleb juurde, ütleme siis nii. Ja vahel võib see olla see peegelduse tagasi viskamine mitte selle pärast, et ma ei olegi õppinud ja ma olengi nagu sellises teadmata kohas veel ja see tundub kõik nii nagu, kuidas ja mis siin järgmine asi, mis see järgmine lause on, mis mulle võib tulla, vaid see, et see ei lähe minu minapildiga kokku, et mis asja sa mulle ütlesid. Ise oled jobu. Umbes nii, et ise oled jobu. Et see alati ei ole see, et inimesed on nagu tohutult pehmed ja et see pehmus on nagu see, mida üles ei leita. Ja selle peale ma mõtlesin ka täpselt, ja just, ja vahel mõni inimene ongi tropp. Ja võtamegi minu osa kokku sellega, mulle lihtsalt nii mõjus see, mida sa rääkisid vastuoludest ja ma olen hästi õnnelik, et ma olen ise tegelikult sinna punkti jõudnud, kus ma olen ka
hakanud mõistma seda, et me olemegi vastuolulised, ja see on täiesti okei ja täiesti okei on mingeid asju anda teistele andeks just nimelt see tõttu, et me olemegi vastuolulised ja et we don't always make sense. Näiteks minul oli paar nädalat tagasi kohtumine ühe inimesega, kellega me oleme jaganud ühte kogemust, mis meid mõlemat väga lõhkus ja ma kuulasin teda ja ma mõtlesin sellele, mida ta enda elust selle kogemuse järgselt jutustas ja ma mõtlesin, et appi kui vastuoluline tegelikult. Et ja paar inimest, kellega ma seda peegeldasin, nii tegelikult ka seda enda kogemuse järgset kogemust, kui selle inimese, kellega ma vestlesin, oli see, et miks te nii teete, või ja siis ma ütlesin talle, või nendele paarile inimesele ma ütlesin, et aga teate, te ei saagi sellest aru, sest et ei ole ise selles olukorras olnud ja mina mõistan tema seda vastuolulist käitumist ja ma annan täiesti endale andeks ka enda vastuolulise käitumise, kuigi ma tean, et see tekitab neid küsimusi, et umbes, mis teil viga on või miks te nii teete või mis te mõtlete, aga ma olin ise nii õnnelik, et ma sain temast aru ja ma ei mõistnud teda absoluutselt mitte kuidagi hukka, vaid minus oligi mingi täielik mõistmine ja tead, see mõistmine on üks hästi ilus koht, kuhu nagu jõuda ka inimesena ja sa võid ka mõista ja mitte aktsepteerida, et sa võid ka öelda, et ma mõistan sind, aga ma ei aktsepteeri seda, et see on ka okei. Aga võt, seda ma tahtsin öelda, et see vastuolulisus on miski ja mille osas me võiksime ka olla pehmemad. Jah, ja ega see pehmus ei ole ka alati väga lihtsasti nii-öelda kätte saada. See hästi palju oleneb ka sellest, kui ma ei tea, kurnatud on jälle närvisüsteem, kui pinges sa oled, ka empaatia näiteks on üks ka mitte esimesi asju, aga mis sageli kuidagi nagu õheneb, kui inimene on kroonilises stressis või allostaatiline koormus on, allostaatiline koormus, siis kõik see koorm, mis sul nagu koguneb, eks ju, et sellest teadmisest ma pean tegema, ma pean olema, ma pean, ma ei tea, valmis olema reageerima, on ju. Et ka selles osas enda suhtes olla leebe, aga enda suhtes leebe olemine võib minna jällegi ka mõne teise inimese endaga leebe olemisega vastu olla, see selleks. Aga mul ei olnud üldse täna keeruline mõelda, mis teemat lauda tuua, sellepärast, et pärast eelmist osa ma olen nii palju saanud tagasisidet, et jumal huvitav oli see sõpruse teema, aga ma oleks tahtnud teada, et kust neid sõpru siis leida. Ja päriselt, et tegelikult on natukene veel küsitud just nimelt sõpruse ja suhtlemise teemal ja sellel teemal, et kuidas siis tuua mingisuguseid keerulisi teemasid lauda. Aga ma ei taha praegu nende keeruliste teemadega tegeleda, vaid just see, et kust leida sõpru, kui sa ei ole enam, ma ei tea, ei ole enam gümnaasiumis, kui sa võib-olla oled nagu oma sellise aktiivsema õpingute ajal läbinud juba, kui sa oled 30-ndates, 40-ndates, et kuidas leida küpsemas eas sõpru. Ja mul ei ole mingisugust võluvõtit, kuidas leida küpsemas eas sõpru, küll aga ma saan lihtsalt jagada kogemust, et minu ellu on tulnud sõpruseid 30-ndates ja 40-ndates päris palju läbi ühest küljest kogukondade ja eriti palju läbi aktivismi. Ma praegu ei ole enam nii aktiivne aktivist, kui ma olin 2013, 2014, 2015, mis puudutas nagu kooseluseadust näiteks 2013, 2014, aga ka erinevad sellised feministlikke teemasid, et see läbi aktivismi ja ühiste väärtuste on tulnud päris palju kas toredaid tutvuseid või tänaseks päevaks ma ütlen nagu üksikute kohta sõbrad, kes on nagu sellest perioodist tulnud. Et see on nagu ühtepidi, aga siia tuleb ka sotsiaalmeedia sisse, sest et meie selline kohtumisplatvorm või siis kellegagi taas kohtumise platvorm oli sotsiaalmeedia. Aga sotsiaalmeediast läbi Instagrami sinuga me oleme, eks ole, jõudnud üksteiseni, veel mõned sõprused ja toredad tutvused siit Pärnust. Ja et mis see siis tähendab läbi Instagrami. Mõnele inimesele ma olen ise kirjutanud, et kuule, sa oled täitsa tuus, et lähme kohtumisele ja kui ei tule seda vaibi, et võiks järgmine kord veel kohtuda,
siis ei ole seda tunnet, et me nüüd peame, sest meil on mingi tohutu side või sidusus. Jah, et läbi mingite, ma ei tea, kogukondade, läbi tegevuste, läbi töö on täitsa tavaline asi, kust kohtutakse ja ega need sõprused ei pea alati ju olema, ma ei tea, elu lõpuni või elu pikad, eks, et mul on olnud ka väga toredaid sõpru erinevatest töökohtadest, kellega me praegu ei suhtle enam, sest et see, ja mitte sellepärast me ei suhtle enam, lihtsalt üks neist või üks meist ei ole nagu võib-olla väga aktiivne, ma ei tea, sotsiaalmeedia kasutaja nagu tööst väljaspool või... Elu liigub edasi. Elu liigub edasi, jah, või mingisugused, ma ei tea, beebigrupid ja et neid võimalusi on tegelikult erinevaid, lihtsalt võiks endale anda neid võimalusi ka siis, kui sa oled, ma ei tea, väga introvertne või ambivertne inimene. Et mitte endale, vaid ka teistele inimestele neid nii-öelda võimalusi anda, vaadata ja mis mulle meeldib tegelikult hilisemas elus sõlmitud sõpruste juures on see, et ma olen läinud nendesse sõprustesse nagu valmis inimesena või küpse inimesena. See ei tähenda seda, et ma olengi nüüd lõpuni valmis ja enam midagi ei muutu, aga et see baas on nagu nii kindel, minu enda jaoks vähemalt. Võt. Ja ei, ma olen suga hästi nõus. Minule jäi just nimelt kõrvu see sõna kogukond. Ja kuna mina olen tegelikult läbi elu olnud nagu hästi aktiivne, et mul just üks päev oli vestlus, et küsiti, et aga kuidas sa jõuaksid seda kõige selle kõrvalt teha. Ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et ma olen terve elu nagu niimoodi toimetanud, et minu jaoks ei ole midagi eriskummalist ja sellepärast ma ei taha ennast väga kellegi teisega ka võrrelda, sest et ka introvertsed inimesed, kes näiteks pelgavad sotsiaalseid kontakte, kindlasti sellisel määral ma kujutan ette, nagu minul neid on, ka nemad tahavad inimestega tutvuda ja ma ei saa neile öelda, et minge sinna, tehke seda, sest et see on neile täiesti ebatüüpiline. Aga kui ma nüüd mõtlen tagasi sellele ajale, mis ma olen Pärnus olnud nüüd 2 aastat vist või 2,5, ma ei tea. Mul on nii toredad inimesed siit Pärnust minu ellu tekkinud ja ma ei arvanud, et see on võimalik või ma ei osanud seda selles mõttes oodata, sest et näiteks minul on väga suur selline esteetiline huvi moevaldkonna osas, mul on seal väga kindlad asjad, mis mulle meeldivad, mis mulle ei meeldi, siis selline laiem eneseväljenduslik, ma ei tea, viis inimese puhul, kuidas mina olen, mida ma teiste puhul hindan, millistes kooslustes ma tunnen ennast mugavalt, kus mul hakkab võib-olla, ma ütlen välja ka kiiremini igav, kus ma ei tunne, et ma suudan olla lõpuni mina ise, et ma pean kogu aeg võtma nagu mingit poosi, et mul on tekkinud sellised inimesed Pärnus, mida me näeme väikese linnana, et sellised inimesed on tekkinud minu ümber Pärnus ja see on mu jaoks nii üllatav olnud, aga ma olen nii rõõmus selle üle ja samas mul on hästi meeles, kuidas me olime Pärnu keskuses nende suvisesel kirbuka sündmusel ja siis kõik need naised olid ühtäkki seal ümber ja siis ma ütlesin, et issand, kui tore, et meil on selline grupp siia Pärnusse tekkinud, nagu et üldse sellised naised on Pärnus. Ja siis üks neist ütles mulle, vaatas mulle otsa, ütles niimoodi, et Laura, meie oleme siin kogu aeg olnud, sina oled siia juurde tekkinud. See oli nii hea reality check mulle lihtsalt, sest et või kuidagi ma olin nagu, et me nüüd oleme tekkinud ja kokku tulnud, aga tegelikult ma olen ise see newcomer, et aga jah, ma arvan, et need on kindlasti hobid, olgu need, ma ei tea, käeline hobi, mingi sportlik hobi, raamatuklubi, nagu sina pead, see lillekese koos käimine, nagu mina pean, et tuleb olla selles mõttes ise ka nagu huvitatud ja aktiivne ja otsida neid võimalusi. Ja sina mainisid Instagrami, minule kirjutas üks minu jälgija, ma ütleks, et me oleme väga head tuttavad, ma pean tast väga lugu, me saime kokku, me rääkisime, ta tuli lillekesel, me suhtleme jätkuvalt nagu Instagramis edasi, et kõikidega ei pea saama ka väga lähedasteks sõpradeks, kellega me hakkame perekonniti läbi käima, aga see, kui sa leiad endale lihtsalt ka mõttekaaslasi, et see on tore. Et, ja mida mina olen teinud on see, et vaatamata sellele, et ma olen üsna pessimistlik inimkonna tulevase ajaloo osas, siis ma olen olnud inimestele ikkagi hästi avatud. Et ma olen nagu võtnud inimesi vastu ja ma olen ise julgenud neile läheneda ja ma tean, et see nõuab väga suurt eneseületust, aga mida ma olen hakanud tegema on see, et ma olen päriselt hakanud inimestele nagu hästi ütlema ja neid tähele panema.
ja ka see avab nii palju uksi, sest et siis tunneb inimene ennast turvaliselt ka sulle läheneda. Okei, ma olen päriselt ka oodatud. Et jah, see on minu 2 cents. Ja mõtle, kui sina oled see kuulaja, kes tahaks teada, et kust neid sõpru leida, et mõtle ka seda, mida sa tahad. Mina olen ise aru saanud sellest, et mina tahan oma mõttehõimu. Seda mina vajan, oma mõttehõimu ja inimesi, kellega ma ei pea maskima, inimesi, kellele ma saangi öelda otse, et see ei ole, mul ei ole praegu sotsiaalsed patareid või akut selle jaoks ja see on täiega okei, eks ju. Et sind ei jäeta ka välja selle pärast, et see nii on, jah, aga mõni tahab just nimelt inimesi, kellega liikumas koos käia, et mõtle, mis see on, mida sa otsid nendelt uutelt sõprustelt, mille pärast sa neid uusi sõpruseid tahad oma ellu või neid ka tutvusid, nagu me ütlesime, et iga kohtumine ei peagi nagu sügavaks sõpruseks kasvama või selliseks, ma ei tea, väga üksteisega väga süvitsi tutvumiseks, aga et nad võivad olla sellised toredad tutvused, mis aitavad ka näha seda, et inimesed on tegelikult väga paljud inimesed on toredad ja vahvad. Jah, näiteks mina avastasin see suvi enda jaoks rulluisutamise ja ma juba vabandan ette nende 2 inimese ees, et me ei ole koos rulluisutama jõudnud, aga ma väga loodan, et enne kui hooaeg läbi saab, me ikkagi jõuame, et üks inimene reageeris mulle ja siis mina reageerisin ise ühele teisele inimesele ja nüüd ongi tekkinud selline olukord, et tegelikult me tahaks koos rullitama minna. Ja see on väga äge, nagu ma väga tahaksin endale rullitajatest sõpru siia Pärnusse, et kellega me jagame seda ühist huvi. Jah, sõprused, hästi huvitav teema, ma olen viimasel ajal pidanud nii palju selle kõige üle nagu pead murdma ja tulema ka sellistest nagu valusamatest momentidest läbi ja mõtlema, et milliseid suhteid nagu hoida edasi, milliseid mitte, kas see on lihtsalt mingi etapp, kus me kaugeneme üksteist, kas me leiame tee tagasi, kuidas me ise käituks, mida ma aktsepteerin ja aktsepteeri, et väga huvitav, võib-olla me peaksime selle võtma ühes saates veel ette ja mõtlema nendel teemadel. Ja, kindlasti võtame selle ühes saates veel ette ja mõtleme nendel teemadel, aga täna me võtame ette, kuidas seda nüüd siis öelda, võtame ette suured maailma teemad ja selle sõna otses mõttes, kuidas saab Pärnust vaadata suurde maailma ja üks superäge intellektuaalne rännak, ma ütlen teile, intellektuaalne rännak. Ja täna on meil külas järjekordne pärnakas, liberalismist läbimbunud ajakirjanik Martin Laine. Huvitav intro, aitäh. Tere. Võta heaks. Mina oleks alustanud nii, et meil on külas superstaar ajakirjanik Martin Laine. Oli parem. Oli see parem? Superstaar liberalismist läbimbunud ajakirjanik Martin Laine. Lihtsalt see jäi mulle silma, see lause kusagilt Facebookist, kui ma ei eksi. Aga ole siis superstaar. Kuidas superstaarist ajakirjanikud Pärnusse satuvad või Pärnust superstaarist ajakirjanikud sünnivad? Ja, nad sünnivadki siia, et niimoodi nad siia satuvad. Et ja ma olen tegelikult tehniliselt sündinud Tõstamaal, aga tänapäeval on ka see Pärnu linn. Ja ma elasin suure osa oma nooruspõlves Paikusel, aga tänapäeval on ka see Pärnu linn. Tegelikult ma ei ole nagu, ma olin tükk aega maakas, Pärnu on minu jaoks olnud nagu tõmbekeskus isegi rohkem kui nagu kodulinn, aga see on põhimõtteliselt sama asi, et ma ikkagi nimetan ennast pärnakaks, sest nii on lihtsam. Ja selles mõttes, et ikkagi teise poole oma elust ma olen siin ka väga palju veetnud, et mitte ainult siis gümnaasiumis ei käinud siin, vaid kohe pärast ülikooli tulin siia Pärnu Postimehesse tööle, kus ma veetsin 3 aastat, ehk siis elasin ka seda Tallinna elu, et oleks nagu võrrelda ja siis ma tulin tagasi, et võrdlesin ära ja siis otsustasin, et siin on parem. Miks? No ma olen juba ka piisavalt vana inimene, et elada seda pereelu ja selline Pärnuse vaikne pool on pigem minu jaoks pluss kui miinus aga muidugi, kui sa oled siit pärit, sul on siin tugisüsteem, pereelu elada on palju mugavam, inimesed on lähemal ja üleüldse nagu paljud inimesed, eks see
peab olema ka nagu karjääris sul on ju ligipääsetav, et see on privileeg tegelikult elada Pärnus ja teha tööd Tallinnas, et saada Tallinna palka ja elada Pärnu nagu eluolu, et mis on veidi soodsam. Aga see tähendabki, et su tööandja peab ka lubama, aga COVID ajal me kõik ju kogesime seda kodukontorit ja tol ajal saabus nagu mõistmine, et see töö vähemalt, mida mina isiklikult teen, et seda kodukontoris saab ikka väga hästi teha, et mitte midagi nagu justkui ei loovuta, et ajakirjanik, paljud võib-olla ei mõista, on tegelikult väga nagu lai mõiste, et ajakirjanikul ja ajakirjanikul võib olla väga suur vahe, et need on täiesti erinevad maailmad. On nii-öelda päevaajakirjanikud, kes peavad hingama seda toimetust ja iga seda päeva uudist nagu sisse võtma ja analüüsima ja mõtlema, mis mina sellega nüüd peale hakkan selle infoga. Ehk siis sellises olukorras oleks põhimõtteliselt võimatu seda sama tööd teha kodukontorist, aga minu töös, kus mul on nagu üks teema ja võib-olla mitu kuud aega, siis see just on nagu eelis nagu kuskil vaikuses nagu maks keskendumisega lihtsalt nii-öelda grindida mingeid töömahukaid dokumente ja asju, et see pigem ma ütleks, et oma elu parima tööd olen ma teinud ikkagi selle režiimiga, nagu ma praegu elan, eks kodukontoris ja kaugelt töötades ja samas mulle meeldib paljud võib-olla isegi vihkavad Tallinnat nagu väga, aga mina olles maailmas ka reisinud väga, pean ka Tallinnat väga armsaks linnaks, et võib-olla see kõlab, ma ei tea, provintslastele väga imelikult, et Tallinnat võiks ka väikseks armsaks linnaks pidada, aga globaalses mõttes ta ju seda on ja kui ma reisisin Tallinnas elades ja saabusin tagasi Tallinnasse, siis oli ka see nii väike nunnu mõnus linn, et mulle meeldib ka nagu mingi kontakt Tallinnaga veel jätkuvalt, et see on olemas ja et ma seal käin ikkagi regulaarselt tööasjus, et see selline režiim mulle meeldib ka selles mõttes, et mul ei ole päris kontakt ka kadunud Tallinnaga, et mulle meeldib ka see. Kuule, aga kuna meie puhul on tegemist esmatutvusega, siis mul on kohe nii põnev, mis koolis sa Pärnus käisid? Ühisgümnaasiumis, sel ajal, kui see kool hea veel oli. Wow. Ma käisin 2 aastat seal, minu jaoks ta ei ole kunagi hea olnud. Hakkab jälle pihta. Ma sain sinna sisse, aga ma ei läinud sinna. Müüdi maha, ma olin ka see nii-öelda melomaanist, kes nagu matat väga ei vallanud ja seal oli seda kirjandusklass, kus oli mingit näidelda ja igasugused sellised asju teha. Siis ma läksin humanitaarklassi ja meil oli see klass tihti on selline, kus on mingi 4 poissi ja mingi 20 tüdrukut ja ma elasin selle ja mul on väga hea meel, et ma seal käisin ja ma saavutasin kõik asjad, mis ma saavutasin no ikkagi tänu sellele, et ma sinna läksin, et ma tean, et mul näiteks nagu Sütevakast on väga palju tuttavaid, eks ole, et ma väga hindan ka kuidagi seda Sütevakat ja ma kõrvalt nagu kadedusega jälgisin neid kooliüritusi ja kõike seda ja neid inimesi, kes seal käivad, aga samal ajal kui mulle endal see valik oli laual, ma isegi toona lihtsalt raha pärast, et seal peab raha maksma, et käia, ma lihtsalt nagu enda perele ei tahtnud seda naljakas otsustus, tegelikult nad oleks maksnud vabalt, aga ma ise nagu, ma ei tea, kuidagi enda ihnus, et ma läksin nagu üldkooli, aga toona ta oli ka täitsa teine kool, kui ta praegu on, et ma ei taha nüüd nagu alustada, aga miks ma seda räägin, on ka see, et ühed minu lemmikõpetajad just nagu visati seal ühisgümnaasiumis, kes olid sellest vanast ajast seal, noored edumeelsed õpetajad, kes põhimõtteliselt kehtestasidki selle kooli vaimu, mis seal oli, et nad hiljaaegu visati kõik nagu massiga üle parda, et seal oli suur skandaal äsja. Ja noh, eks ta muutuski Hansa kooliga nagu kokku viies selliseks kooliks, kus nagu, mis on see viimane variant paljudele, kes gümnaasiumisse lähevad, aga ei taha kutsekasse minna. Et ta kuidagi ma ütleks selle hing kadus ära sealt või ma ei pea seda praegust ühisgümnaasiumi selle kooli järglaseks, kus mina käisin Mai tänaval hoopis teises majas ja et see oli nagu ma ütleks, minu kooli enam ei eksisteeri. No ja ütleme nii, et haridussüsteem kombinaadistub nagu nii. Nii et jah, see on see tulem. Ühisgümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja muidu siin poole. Peab sul, sest et ma alles alustan seal sügisel ja minu jaoks on lihtsalt see maja, sest mina lõpetasin Hansa gümnaasiumi, selle, mille kohta öeldi, et ainult Raeküla on hullem kui Hansa gümnaasium omal ajal.
mina lõpetasin Raeküla gümnaasiumi, kõige parem kool Pärnus. Noh, jah, eks igaühel on ju oma selle õppekeskkonnaga erinevad kogemused, eks ju, ja mõni võib öelda, et Raeküla gümnaasium oli kõige õudsam kool ja Ühisgümnaasium oli kõige õudsam kool ja Hansa gümnaasium või Uues Keskkool oli kõige õudsam kool, eks ju, et oleneb, milline su enda kooli kogemus on ka olnud. Aga jah, et minu jaoks on ta maja, see Olev Siinma maja, sest ma olen seal, ma ei teagi, esimesest klassist vahepeal küll oli nagu 4 aastat ära ja siis kolisime Pärnusse tagasi, et ikka lõviosa oma kooliajast olen ma selles majas veetnud. Jaa, vabandust. aga ma ütlen, see on nagu, et see maja on naljakas jah, et kui see maja nagu kolis, et võib-olla isegi sisuliselt ma ei isegi tea, mis need muutused olid, aga kui maja kolib juba, siis see nagu juba on täiesti teine asi. Ja no minu kooli pole enam üldse, et meil ei olegi nagu, kuhu need vilistlased tulevad, mis see nagu jah, noh, mingisugune nagu vaim. See vaim, aga liigume siit siis hästi kähku niimoodi edasi, et kellelgi solvumine pikaajaline ei oleks. ei ühel, teisel, kolmandal. Sa ütlesid, et sa töötasid 3 aastat Pärnu Postimehes ja siis sa liikusid Tallinnasse edasi, et võib-olla siis neile, kes ma ei tea, kes siis ei ole ajakirjandusega nii kursis ja kes ei tea, et Martin Laine on superstar. räägi oma sellest karjääriteekonnast ka natukene. Ja ma Pärnus läks mul väga hästi, et oli just nagu põlvkonna vahetus seal, kus olid need samal ajal olid siis tööl ajakirjanik, kes just seal olid töötanud mingi 35 aastat ja neil oli siuke ajalooline mälu ja nad olid oma hariduse saanud on ju nõukogude ajal, aga see nõukogude aegne ajakirjandusharidus on väga sarnane sellele, mis me saame praegu, ehk siis need põhimõtted ja need on võib-olla isegi toona olid nagu tugevamad, sest ta oli ka nagu nii-öelda mässumeelsuse nagu näitaja ja neis ajakirjanikes oli see kõik nagu olemas ja neilt õppida oli tegelikult palju nagu huvitavam isegi võib-olla kui neid, kes kohe läksid nagu kuhugi Postimehesse või Delfisse karjääri tegema ja minu arust see karjääriredel ka oli loogilisem, sest Pärnus ma sain katsetada teha, mis ma ise tahtsin, põhimõtteliselt, noh, ma ei tea, ükskõik, mis ma välja pakkusin, nad olid nõus, et kui sa lähed kuhugi suurde lehti, siis sa oled mingi väike hammasratas, kellele antakse võib-olla isegi ülekaalukalt keerulisi ülesandeid selle kohta, et ta alles nagu alustab. Tihti noored ajakirjanikud saavad väga suure koormuse üleriiklikes lehtedes, aga siin oli seda vabadust palju rohkem ja ma õppisin palju rohkem ja ma hakkasin tegelema krimiajakirjandusega väga palju. No see lihtsalt, seda oli numbrites ka näha, et võib-olla nagu see põhjus ei ole väga ilus, aga samas see on asi, mida nagu peab ka kajastama. Ja tol hetkel lihtsalt ei olnud kedagi teist, pluss ma ise õppisin sealt jälle väga palju selle juriidika ja õigussüsteemi kohta ja see on ka peegeldus sellest sotsiaalsest kõhualusest, sest enamik juhtumeid, mis sa seal näed, et kohtus lahti rullumas, et need on alati peegeldused mingisugusest nagu ühiskonna kõhualusest, et ei ole nagu seal tihti mingid rikkad, edukad inimesed, vaid ikkagi nagu täiesti siuksed nagu sürreaalsed nagu lood, sürreaalsed õudsed lood ja nende inimeste nagu iseloomud ja mitte ühtegi nagu head, nagu kuidas öelda, kõik on nagu justkui villanid ja samas nagu täiesti süütud ja mõni inimene nii rumal, et sa isegi ei suuda talle omistada kurjust. Et sa näed, et ta andis nuga kellelegi, aga sa nagu samas ei saa aru, talle peale vaadates saad aru, et tal isegi nagu ei ole võimekust tunda kurjust ega headust, sest ta lihtsalt ongi nagu nii lihtne. Nagu see maailma nägemine avardas väga palju ja andis mulle ka selliseid oskusi, mis mul edasises karjääris andsid nagu eelise. Ja pluss siis jah, see katsetamine, et ma ei tea, kui suri David Bowie suri ära, siis ma tegin talle järelhüüde Pärnu Postimehesse, et üldse pole teema, mida seal muidu kajastatakse ja lihtsalt nagu mõtlesin, et teeks see on ju, et ja sellised asja alati lubati ja ma olen selle üle väga rõõmus, minust sai seal tegevtoimetaja, mis põhimõtteliselt 3 aastaga, ma olin väga noor, eks minust sai peatoimetaja abi. Ja siis ma olin nagu siuke administratiivne töötaja ja ma tajusin ma olin mingi 24 sel hetkel, et tajusin, et ma olen ikka liiga noor selleks tööks, et põhimõtteliselt tähendab seda, et su nagu ajakirjandus, nagu reporteritöö karjäär on läbi ja nüüd sa nagu juhendad teisi.
ja ilmselgelt ma tundsin, et väga imelik on olla nii noor ülemus justkui. Ja siis ma just avanes Postimehes minu praegusegi ülemus Holger Roonemaa tiimis uuriva toimetuse roll ja Tallinnas ja kõik jooksis niimoodi kokku, et ma ise olin ka juba kodus elukaaslasega mõelnud, et tahaks ikkagi Tallinnasse kolida ja karjääri teha ja siis ma palusin intervjuud ja siis ma sain Postimehesse tööle uurivasse toimetusse ja toona see veel eksisteeris. Seda on vahepeal lammutatud mingi 5 korda seda toimetust ja siis uuesti üles ehitatud ja siis öeldud, et kõik saavad uurida ja kõik oskavad uurida tegelikult pole vajagi. Ühesõnaga see aasta aega, mis ma seal Postimehes töötasin, oli täielik nagu trauma. Et ma ei tea, kui jällegi guugeldada võib leida minu omaaegsest ajast Postimehes ikkagi selliseid hästi palju siseskandaale, kus hakkas Linnamäe, hakkas nagu siis Postimehe omanik hakkas võimu näitama ja haarama seal toimetuses järjest vallutama poste ja ajakirjanikud on väga sellised sise-eetikakoodeksiga sellised missiooni inimesed ja neid on väga raske nagu murda või nagu ja Eesti on õnneks riik, kus on nagu lihtsalt üle parda nalja, et inimesi ei visata, aga seal oli nagu iga reede oli lahkumispidu, et kogu aasta lihtsalt iga nagu mingi reality show, kus nädal lõpuks keegi hääletatakse saarelt välja. Me tegime seal väga head ajakirjandust, me saime Bonneri nominatsioone juba toona ja Postimehes pärast seda, kui me sealt ära lahkusime, kas ta vist on kellegagi kahasse saanud mingi nominatsiooni, aga nad ei ole võitnud ja nad on siiamaani kurjad sellepärast, et nad arvavad, et see on mingil muudel põhjustel, mitte sellepärast, et sisu ei ole piisav. Ühesõnaga. Bonnier on ka liberalismist läbi imbunud. Jah, et Bonnierid on läinud viimasel ajal, kusjuures koalitsiooni paljastavatel lugudel on ju Lehtme lugu, Kaja Kallas idaveod ja nüüd see Kalle Laaneti kõik ilmselgelt liberalismist läbi imbunud lood. Ühesõnaga, Postimehes oli väga traumeeriv kogemus puht seepärast, et see, mis seal oli, et seda on raske nagu sõnadesse panna. Mõnel on muidugi jällegi mingi võib-olla võimendatud pilt sellest, mis seal toimub, et ma ütlen, meie saime oma tööd nagu teha normaalselt, aga näiteks kui me juhtkirja üritasime kirjutada apteegireformist, siis tuli peatoimetaja toonane Peeter Helme ja üritas seda vetostada täiesti arusaamatutel põhjustel, siis ta läks oma kabinetti, tuli telefonist, rääkis kellegagi seal. Ma tean, et Merili Nikkola, kes praegu töötab Ekspressist, ta oli toona vastutav väljaandja, et see, kellega telefonis üldjuhul räägiti, oli omanik, kes andis nagu väga konkreetseid korraldusi. Ja toona just hakati seda arvamusplatsi seal puhtaks lööma, et ma kirjutasin arvamusloo keeleseadusest, et meil nagu seda, ma ei tea, toona poliitikud rääkisid nendest Wolti ja Bolti kulleritest ja ma ütlesin, et see on pseudokas teema ja üldse kõik rahvusvahelised organisatsioonid leiavad, meie keeleseadus on üldse nagu suht karm, mõttetult karm ja see, kuidas seda kehtestatakse, on veidi nagu autoritaarne ja siis muidugi ma sain niimoodi sõimata toona jälle Peeter Helmelt. Aga me võitlesime vastu ja vaata, Peeter Helme oli ka lahkus meie survega, et me olime vastupanuvõitlus, aga siis kaua sa kannatad nagu sellist õõnestamist ja sellist ebaprofessionaalsust ja sellist nagu sinu ameti peale nagu roojamist, et lõpuks lihtsalt karikasse täis ja me lahkusime sealt äkki mingi 17 ajakirjanikuga korraga. Paljud võib-olla jälle ei mäleta seda, et Postimehes oli üks hetk nagu suur eksodus, kus sealt lahkus nagu korraga väga palju ajakirjanikke. Ja väga paljud neist said koha Delfis ja Delfis me saime selle uue koha siis eelduse, et me loome sinna uuriva toimetuse, mida varem ei eksisteerinud üldse. Eks me üldse nagu asutasime selle keha, mis seal nüüd Delfis on, ehk siis uuriv toimetus, mille küljes on nüüd ka faktikontrolli toimetus, ehk kõik need faktikontrollid, mida näete, tuleb ka minu toimetusest. Ja see
on väga siuke segane selgitada, et mult küsitakse, et mis ajakirjanik ma olen, ma ütlen, ma olen nagu Delfi uuriv ajakirjanik, siis nad mõtlevad, et ma olen nagu mingi Delfi reporter, aga ma ei ole seda ka päris, et ma kirjutan ka Ekspressi väga palju. Ehk siis me oleme siuke toimetuste ülene selline väike rakuke, kes nagu ongi sinna pandud selleks, et neid toimetuste vaheseid koostöid nagu arendada ja rakendada, et ma hiljuti kirjutasin ka Maalehte näiteks, et rakendada neid erinevaid toimetusi ja anda sinna pädevusi uurida ja teha. Ja läbi aegade on ka meie üks fookus on rahvusvaheline koostöö, et me oleme ilmselt ka kogu selle regiooni tähelepanu väärsemaid uurivaid ajakirjanikke, et meie leiud on ikkagi olnud ka rahvusvaheliselt tunnustatud ja ainulaadsed, eriti siin Ukraina täiemahulise sõja ajal, kus me oleme Venemaa kohta paljastanud nagu maailmas eksklusiivset informatsiooni maailma nagu tasemel väljaannetes ja ma olen ka ise kirjutanud ikkagi ka lisaks Eesti ajakirjandusele väga palju ka välismaa ajakirjanduse nagu tippväljaannetele ja andnud intervjuusid ja osalenud dokumentaalfilmides, räägin nagu intervjuusid nagu New York Timesile, Washington Postile, Spiegeliga oleme koostööd teinud ja nii edasi, et see, mida me lubasime toona uurivat ajakirjandust, see oli äkki 2020 või? Kui me selle asutasime, et me oleme seda kõike saavutanud, me oleme viimasest 5 Bonnerist meie toimetus on võitnud 4 äkki, mind valiti aasta ajakirjanikuks, Holger on vist 2 korda aasta ajakirjanikuks valitud. Ehk siis ega väga paremini ei saagi. Super, tõesti superstaar, nagu Laura ütles. Aga jah, enne siin sa ütlesid, et sa olid Pärnu Postimehe krimiajakirjanik, mõni kuulaja võib mõelda, et muidugi Peksu pealinn, siin muust ei olegi kirjutada kui krimist, aga kui sa nüüd mõtled või meenutad seda aega Pärnu Postimehes, kas ma võin siis öelda, kust sa siis nagu lendu läksid ühelt maalt ja seda, kuidas ühes pisikeses, mitte võib-olla nii pisikeses, aga ikkagi provintsilinnas ajalehe toimetuses see kas siis mentaliteet või ma ei tea, vaimsus või mida iganes, et kui palju see avalik kuvand, nii-öelda Pärnu avalik kuvand ja see, Pärnu on siuke easy peasy beautiful, eks ju, ja see, mis teemad, mis kihid, mis nüansid kõik nagu ajalehe toimetusse jõuavad või jõudsid ja kuidas tee toimetuses, mitte ainult see, et see info jõuab sinna, vaid et mis me teeme, millise infoga me üldse midagi teeme, eks ju. Et kui palju sa selle nii-öelda avaliku kuvandi ja sellise muliseva, mulksova toimetuse sees toimuva vahel mingisugust kontrasti näed või meenutad või? Nojah, see avalik kuvand on ka nagu nii isegi juba keeruline nagu tänapäeval nagu teada, mis see on, et just on ju see Peksu pealinn. Ma ei saru, see mõiste tuli käibele mingi 20 aastat tagasi, et aega on vahepeal nagu kõvasti edasi läinud ja aga ma ei tea, mingi Ossilinn on ju, et EKRE on siin jube populaarne, mis tegelikult tuleneb sellest Mart Helme lihtsalt. Kui EKRE kõige populaarsem kandidaat on siin ennast üles seadnud ja juhuslikult seetõttu on tema protsent veidi kõrgem kui kuskil mujal EKRE protsent. Ja seda on tulnud selgitada täitsa nagu kriitilistele, analüüsivõimelistele, intelligentsetele inimestele, et kuulge, nagu vaatame sinna nende numbrite sisse. Mäletan ühte repliiki, mis ma kirjutasin Pärnu Postimehes mingi enam esimesel aastal, et EKRE hääled, mis nad esimene kord volikogus said, kui nad tulid siia, asendasid roheliste hääli. Eks see on nagu justkui maailmavaldselt nagu täielik nagu vastupidi. Mingil määral oli see ka protesti hääled, aga ma ütlen, et see varem oleks võinud sama hästi öelda, et me oleme mingi rohelise mõtteviisiga inimesed, et meil on siin nagu üks opositsioonipartei, kes on rohelised. Ja praegu on nagu EKRE on ju siuke miks? Õige Pluto. Aga räägime edasi. Koer haugub siin vahepeal. Pluto avaldas arvamust või kinnitas sinu mingisugust seda statementi? Ühesõnaga, kas Pärnu võib olla ka kultuurikas, intellektuaalne, haritud, edasiviiv, et
ja toimetuses ma arvan, ma nägin jällegi nagu mitmel tasandil seda, et oli ajakirjanikke, kes tegelesid selle vaimsusega, selle hästi palju oli rõhk on ju sädeinimestel, et see kogukonna tunnetus on väikelinnas kindlasti tugevam kui Tallinnas ja nagu neid kogukonna sädeinimesi on kogu, mitte ainult Pärnu, meil oli hästi tähtis ka Pärnumaa kui nagu maakond, kõige suurem maakond ja kus elu käib nagu väljaspool Pärnut väga paljudes keskustes, kus võib-olla Pärnusse üldse ei jõutagi kunagi, sest nad on nii kaugel. Et kõiki neid asju kajastada igas selles nagu kogukonnas oli kõrgelt haritud intellektuaalseid isikuid, kes üritasid ka seda nagu kehtestada nendes kogukondades neid asju ja ma olen näinud, kuidas see asi on kasvanud, kui ma olen sealt lahkunud, kuidas need asjad on ka kasvanud ja kuidas need on arenenud ja miks me tajume ka Pärnut praegu palju, ma arvan, et väga kiiresti edasi liikuva linnana või vähemalt mina ise tajun, et need nagu seedmed, mis sai toona pandud, et nad on kuidagi nagu järjest kasvama läinud. Ühesõnaga, ma nägin seda poolt, ma nägin ka seda nii-öelda kui täiskuuga, ma tean, meditsiiniliselt vist ei ole täiskuu ja inimese meelsuse, nagu vaimsuse vahel nagu mingisugust side, aga ajakirjandus toimetuses töötades ma oskan nagu anecdotal evidence'i põhjal väita, et see side nagu on olemas, et inimesi hulle ja igasuguseid selliseid huvitavaid isikuid tuli ukse taha prõmmima. Jumal teab, et mul on õigus. Jumal teab, et ma siiamaani mäletan ühte. Kajastasin tema mingi kohta asja, kus ta, ma ei tea, bussitas jälle kedagi ja siis tuli ukse taha laamendama, ütles, Jumal teab, et mul on õigus, ma olen täiesti süütu Jumala silmis, et teie peaksite ka seda teadma. No Jumal andestab, aga natuke hiljem. Aga jällegi see osa on ka igas nagu linnas olemas, et Tallinnas on seda kindlasti veel rohkem kui Pärnus, et kõik need pahupooled või need nii-öelda stereotüübid, mida Pärnule omistatakse, et need on igas teises linnas olemas ja tihti veel rohkemgi, eriti Tallinnas. Nagu Tallinnas on seda ühiskonna kõhualust kindlasti palju paksemalt kihina kui meil, et ja ma olen ka Tartus ülikoolis käinud ja ma tean, et ka Tartus, kui tudengid läksid koju ära, tuli nädalavahetus täielik ossi pealinn, et täiesti, no selles mõttes mingit vahet nagu Pärnuga selles mõttes ei saaks teha, et ka Tartu mulle väga meeldib ja kõike seda, ja kindlasti ei ole mingi ossilinn, et ongi intellektuaalne linn, aga ma lihtsalt ütlengi, et need stereotüübid, jah, muidugi ise siin ma ei elaks, kui need peaksid paika ja mingil määral mulle isegi meeldib, et selline stereotüüp Pärnul on, et vaata, sa Pärnust või et see nagu kaitseb, nagu see on nagu gatekeeping, et see ära sa tule siin. Just tahtsin öelda. Ma chillin ise siin. Peksu peal, see on iga päev peksu. Et see hoiab ka teatud kihi, kelle osas meil võib-olla on eelarvamused siit eemal, jah? Jah, et siuke suurlinna šovinistid hoiab teemal ühesõnaga. Tead, aga oma töös ühesõnaga uskumused on väga huvitav osa inimpsühholoogiast nagu nii. Ja oma töös, ma arvan, sa puutud sellega väga palju kokku ja uuriva ajakirjanikuna, kui sa nendesse teemadesse, nende sügavustesse sukeldud, siis sinu ees avanevad terved maailmad, milleni keskmine lugeja ise võib-olla ei jõuakski. Aga mis see sinu hinnang on, et miks inimesed ja eriti need, kes sind igasugu erinevates asjades süüdistavad, miks nad usuvad sellesse, millesse nad usuvad, mis pahatihti on hästi lihtsustatud ja pahatihti on ka pahatahtlik? No see, kui ajakirjanikud on nagu jack of all trades, ehk siis nagu me ei ole mitte millegi eksperdid, aga samas me igast asjast teame rohkem kui keskmine inimene. No, see palju ütlevad, et ajakirjandus peab olema laia silmaringi, aga ma ütlen, et ajakirjandus tehes sa saad laia silmaringi, seepärast, et sa lihtsalt pead kajastama, nagu sukelduma täiesti erinevatesse teemadesse kogu aeg. Aga üks asi, mis on minu beat kohe kindlasti on see, mis toimub internetis ja mis on disinformatsioon ja infomüra ja kõik see, eks see on asi, milles ma tunnen end kõige mugavamalt ja ma olen nagu seda mõtestanud endale nii, et meil on ikkagi see tähelepanu turg ja seda saab nagu rahaga kõrvutada, tähelepanu ja raha saab kõrvutada nagu üks ühele, ehk siis lihtsalt see mitte tõene nagu selline plahvatuslik informatsioon lihtsalt müüb paremini, et tähelepanu turul, et
ta saab parema positsiooni, teda jagatakse rohkem ja nii edasi, ehk siis tõel ja sellisel igaval reaalsusel ei ole mitte ühtegi eelist enam tänapäeval vale ja sellise paanilise, ma ei tea, seakatku ümber kasvõi, et seakatk on mingi globalistide vandenõu, et sigu tapetakse nagu meelega, mitte, et neid muidu ei tapetakse, aga on ju, et mitte neid muidu ei söödaks ära, aga et iga asja taga, iga asja taga, mis meie ühiskonnas on alati mingi kuri plaan, et keegi on alati, inimesed eeldavad miskipärast teistest inimestest nagu kurjust automaatselt, nagu et kõik on kurjad ja kõikidel on alati mingi salaplaan, et ma ei tea, kas see on mingisugune enese omaduste peegeldamine teistele, et võib-olla see kurjus on sinus endas, kui sa nii arvad, aga mida ma olen nagu lootusetult, nagu eriti Ameerikat vaadates nagu märganud, on see, et sul ei ole lihtsalt mitte ühtegi eelist, kui sa päriselt kontrollid kõike, mida sa räägid ja räägid tõest juttu, eriti. See on aeglasem ja vaevanõudvam kindlasti. Jah, et seda tarbida on raskem, seda sisse võtta on raskem, seda kuulata on igavam, seal ei ole midagi nagu põnevat alatihti, eriti mingi vaktsiini, mingi valeinfo, et inimesed jäävad magama kohe, kui sa mingi 3. lauseni jõuad, kui sa üritad neile midagi sel teemal üldse selgitada. Aga see, et mingid nanorobotid jooksevad vaktsiini sees ringi ja haaravad su keha üle kontrolli, et see on palju põnevam, see on nagu palju huvitavam, seda on lihtsalt huvitavam uskuda. Ja üldse nagu ajakirjanikuna ka see, et sa tajud, et maailm on palju labasem ja lihtsam ja inimesed on palju rumalamad, kui paljud ette kujutavad. Eks nagu maailm toimib väga lihtsalt tegelikult ja kõik me põhimõtteliselt improviseerime ja üritame anda endast parima, aga meil ei tule väga tihti välja. Aga nemad omistavad maailmale mingisuguse nagu selle ülima kontrolli, üleloomuliku kontrollimisvõime inimestele, et meil on põhimõtteliselt üliinimesed kuskil, kes suudavad kõike kontrollida. Oled mõnda ülikoolis, mõnda grupitööd, ülikoolis pole käid, koolis oled mõnda grupitööd teinud ja üritanud nagu 5 inimest panna nagu tegema sama asja, et see on juba keeruline, pane siis miljoneid või kontrolli miljoneid inimesi, nagu et see üleloomulikkus ka, mis nagu omistatakse süsteemile, et see on ka minu jaoks nagu muljet avaldav, see näitab, et inimesed omistavad nagu sellele kurjusele ka sellist ülimat intelligentsust või sellist nagu üleloomulikku võimekust. Aga maailm on palju labasem ja lollim ja rumalam ja noh, et ka praegu vaatad, et kõik see õudus, mis toimub, et keegi võiks tulla meid päästma, aga nad ei tule, seepärast, et maailm ongi nii loll ja labane, kui ta nagu näib, et seal ei ole midagi taga kuskil. Issand, kui masen. Ja me nagu kuulame, te peaks meie nägusid tegema. Ma küsin, et kas meil on üldse lootus või? Siin kuulates ja mõeldes, mis toimub, tundub, et väga ei ole. Ja ma kohe hakkan näpuga ajakirjanduse peale näitama ka. Aga kas meil on lootust, Martin? Ei, ma alati käin kuskil rääkimas ja siis pean hakkama oma kolleegide, võib-olla isegi minu enda mingisugused patte ka nagu siis lunastama ja siis nagu neid ära rääkima, et kindlasti meedia, ma ütleks, on osa sellest on ju koletisest ilmselgelt lihtsalt seepärast, et ta tegutseb sel samal tähelepanu turul on ju ja peab kuidagi seal siis nagu säilitama oma väärtused, mida ma usun, et ta laias laastus teeb on ju ajakirjandus, et need väärtused on seal endiselt olemas, et selle järgi toimitakse. Aga seal on ka mingi pahupool kus meedia ise on osa sellest süsteemist, no ma ei tea, kas või jällegi see, mis USAs toimub, ei oleks ju üldse võimalik, kui see meedia seal Ameerikas ei painduks nii nagu täiesti hullumeelsusele ja ei normaliseeriks seda ja ei peaks seda normaalseks, et mis seal toimub, et minu jaoks on see täiesti sürreaalne, mis seal toimub, see on nagu minu jaoks selline kultuurishokk, et see üldse on võimalik selline asi. Aga jah, et see on ka meedia süü kindlasti. Ma kohe küsin ma küsin õigemini, mõtisklen natuke, aga ikkagi ma tahan nagu hästi lühikest vastust Laura küsimusele, Martin. Kas meil lootust on? On ikka. Hästi. Kõik ära laienda. On ikka sobib. Aga mida, tegelikult juba aegu
Ja rääkides sellest ajakirjandusest ja üldse ajakirjanduse muutumisest ja ma ei tea, ka mis rolli on mänginud, ma ei tea, ajalehed, ajakirjad, ma mäletan 90ndate alguses meil isa tuli, kas ta oli neljapäeviti või reedeti, selline hull ajalehtede pakk oli alati kaasas, ma ei mäleta, mis aastast hakkas ilmuma Eesti Ekspress, aga ta on ikka meie kodus olnud algusest peale ja mulle tohutult, seal oli muidugi igasugust kahtlast ajakirjandust ka, ma ei mäleta, mis väljaanne see oli, kus olidki nii-öelda see on mingi Nelli-teataja, seda käis meil ka, aga ei, ta on mingi, mul ei tule selle nimi meelde, aga seal olid sellised pikad, põhjalikud nii-öelda uurivad lood on ju, mis iganes. Aga et mulle endal on alati meeldinud just neid pikki ja põhjalikke lugusid lugeda, ka Levilas on, neid ju ilmub harva, aga nad on nagu see, mis minu jaoks on nagu ajakirjandus, eks ju. Aga kui keeruline ja ajakirjandus toimetab kapitalismis, eks ju. Ei mingit börsiettevõtte reaalselt. Just, ei mingit üllatust, eks ju. Aga samas ajakirjandus ei ole äri nagu iga teine. Mina väidan seda, et see ei ole äri nagu iga teine. Ja kui me ütleme, et see on nagu mitmes võim meil siin? 4. Just, et see väita siis, et see on äri nagu iga teine, see on nagu tohutult küüniline. Aga kui raske sul uuriva ajakirjanikuna või kui raske võib olla üldse uurival ajakirjanikul tähelepanust, sa enne rääkisid, eks ju, aga saada tähelepanu selle kliki ja pealkirja laviini vahel, ka siis, kui öeldakse, et aga tänu nendele laviinidele ja tänu nendele klikkidele sina üldse saad oma uurivat ajakirjandust teha, et kui palju see nagu seda vastuolu, ma ei tea, kui palju see siin muserdab või kuidas sa seda mõtestad? Jaa, see on väga põnev teema üleüldse. No ühesõnaga, siin näiteks, ma alustan jälle, ma ei tea, kus kaugelt, et näiteks USA pani kinni USAID, mis toetas ajakirjandust, ma ei tea, Valgevenes, Venemaal ja nii edasi. Ja inimesed on, miks peab valitsus nagu ajakirjandust toetama, aga kuidas Valgevenes ajakirjandusega raha teenid? Nagu, see on võimatu, selle on ajakirjandust keelatud, sa ei saagi teenida sellega mitte midagi, ehk siis nagu inimesed ei saa sellest aru, et ajakirjandus ei olegi nagu raha teenimiseks, et tal on mingi muu eesmärk, et osad inimeste silmis nagu, ma ei tea, ajakirjandus paneb palju nagu võib-olla, kui ma ütlen ise ka, et ma olen ajakirjanik, esimene reaktsioon enamikel võib olla see, et ta kahtleb või selline, et ma olen mingi šaakal või midagi. Elu 24. Jah, et pluss nagu inimeste enda ajakirjandus tarbimise harjumused on nii kehvad ja siis nad nagu saavad sealt väga kehva sisu, ise ei lähe otsima, ei telli, ei taha mingisugust paremat sisu ja siis nad süüdistavad, et nad näevad seda kehva sisu, et mis teema on, et ma ei maksa midagi, näen kehva sisu, et tuleb minna otsima nagu, et hea ajakirjandus ongi kallis. Aga mis tunne mul on, nagu, või kuidas, kas ma saan seda asja teha, mis ma saan, et siin on nagu ongi need samad grandid näiteks, et me oleme ka grandipõhiselt töötanud väga palju, et luua seda isegi suisa ise majandavat üksust, ehk siis olla ka sõltumatumad võib-olla ettevõtte sellistest mingitest majandusotsustest, mis võivad tulla ootamatult või et me oleme loonud endale ka selles mõttes nagu sellise kindlustuse, et aga seal nagu, et sa pead üldse sellise valiku tegema grandipõhiselt, ka see teeb sinu sõltumatuse justkui rünnatavaks, et ma ei tea, Euroopa Liidu rahaga oled midagi teinud, et see on mingi Euroopa Liidu propaganda, mis iganes. Et inimeste jaoks on ka hoomamatu, et kui keegi sulle maksab, sa ei pea nagu käsku täitma, et see eriti aeg. See ei ole Postimees. Jah, ühesõnaga, aga rahaliselt või äriedu poole pealt, et ma nagu päris nagu detaili ei saa minna, kuidas meil majas asjad käivad, aga seal on mingisugune sellist tulemi ajamist või sellist nagu tulemusele orienteeritust puhtalt numbrite alusel. Ja tulevad mingi kokkuvõtted, mingi subscription arvudega iga artikli kohta. Ja see ongi, et nagu mingi artikkel, mis võttis mingi 2 kõne ja nagu reaalselt 15 minutit tegemist, võib saada
100 korda rohkem tellimusi kui sinu mingi 3 kuu töö, lugemisi, isegi artiklis veedetud aega võib saada rohkem, et see nagu vaev ei kajastu tihti tulemustes. See on selline asi, millega tuleb nagu hakkama saada, võib-olla otsida siis nagu neid paremaid viise ja ma ütlen, et ongi väga, kuidas öelda, ka minu loo pealkirjad on väga sellised mitte clickbait, aga ta nagu paneb nagu nii maksimumi kui võimalik selle sisu, intriigi ja kõike, mis seal loos nagu on, üritab nagu nii kiiresti kui võimalik edasi anda, sest lihtsalt inimeste tähelepanu ongi nagu nii kehv, et minu eesmärk ei ole saada häid majandusnäiteid oma lugudele, mul on vaja silmapaare lihtsalt nagu mõjukuseks ja selleks, et inimesed loeksid ja saaksid targemaks ja hariksid ennast. Ehk siis, kui ma neid isegi petan oma pealkirjaga kuidagi, siis ma tahaks loota, et see sisu, mis nad seal saavad, et see ei ole pettus, et see võib olla isegi parem, kui nad ootasid. Ja mõnikord on ka see, et sa paned endale looli sükse pealkirja, kus ei tule nagu välja seda, et siin on nagu nähtud keskmisest rohkem vaeva. Et see on nagu justkui, see võib ka mingi nupu pealkirja olla, täpselt sama pealkirja, ja võib-olla esikal inimene ei teegi vahet, siis peadki panema siin mingi suur lugu või mingi totre, mingi sellise asja, mis võib mõjuda nagu labaselt, aga see on lihtsalt seepärast, et jällegi, et inimesi justkui petta lugema kvaliteeti. et jaa, aga see majandusele orienteeritud, enda pärast ma ei muretse, ma ütlen, see on nagu ka ilmselt majanduslik, mõistlik meid omada, meid kui brändina, sest nagu öelda, et meil on siin bonnerid ja värgid, särgid, et me teeme kvaliteeti, hindame kvaliteeti, alati saab meile pluss see faktikontroll, et see infopuhtus ja kõik see propagandavaste võitlemine ja nii edasi, siin Venemaa paljastamine, kõik see nagu on ka äriliselt kasulik ja nagu ma ütlesin, grandid ja kõik, et me oleme väga kindlas seisus, aga mul ei ole ka väga palju konkurentsi siin Eestis nagu selles, mida ma teen, et kui ma ütlen, et meil on Eesti parim uuriv tiim, siis ma ei aja väga palju inimesi pahaseks, seepärast, et võib-olla meil ongi 2 tiimi veel kogu Eesti peale, 3, ja nemadki teevad nagu mingit, nagu võib-olla mingil muul viisil neid asju või nende eesmärgid on erinevad või iseloomud on erinevad, ja nii edasi, et ühesõnaga laias laastus on see väga keeruline, aga me saame hakkama veel, et see võib enda nagu motivatsiooni lihtsalt alla vedada, kui sa näed, et inimesed on pahased, kes seda kroonikat, kõik loevad kroonikat, nagu te kõik loete, et ma näen, et ärge valetage, ma näen, et te loete, et kui te näete mingit väga nagu sellist nagu labast asja kuskil, siis te ise tellisite seda, te läksite sinna, siis andke mulle veel ja siis meil nagu meil see süsteem toimibki nii, et kui me näeme, et inimesed tahavad, siis neile antakse ja see on nagu väga selline küüniline, väga selline mul on teatud küünilisus ka ajakirjanduses töötades nagu selline ajakirjaniku tööstuse küünilisus olemas, et nagu reaalselt, kui nad tahavad seda lugeda, siis nagu me müüme neile seda. See on vaba turumajandus. Jah, aga muidugi nagu minu meelest nagu ka saab ka kollast ajakirjandust saab nagu teha ikkagi nagu niimoodi, et sa nagu ei riiva nagu mingeid õiguseid ja säilitad mingisuguse eetilised printsiibid, et need teema valik ise võib olla kollane, aga sa saad seda teha kvaliteetselt. Mitte nagu Briti tabloidid. Täpselt, ma just tahtsin öelda, et tegelikult see, mida sa praegu kirjeldasid ka nende klikkide ja vaataja numbrite osas, see on loogiline, sest et nagu mina ütlesin, see on vaba turumajandus ja me toimimegi selles süsteemis ja me peame leidma parima viisi, kuidas selles süsteemis toimida. Ja üks täiustab teist, aga minu mure või nagu minu kana kitkuda kollase meediaga ongi just nimelt see, et nad väga tihti nad ei tee seda eetiliselt ja nad teevad seda super stereotüpiseerivalt ja kui me räägime nagu mingitest süsteemidest, mis meid kõiki mõjutavad ja milline roll on ajakirjandusel seal, siis kollasel ajakirjandusel on seal väga suur roll ka selle osas, et miks võib olla see suur osa inimesi, kes loeb seda kollast uudist, ei taha lugeda seda, mida teed näiteks sina või et see ei ole tema jaoks piisavalt köitev, et kollast võiks teha ka natuke teistmoodi. Ja kindlasti, et ma olen nõus ja samal ajal nagu ma kunagi ei ole vastandanud end kollasele, sellepärast, et nagu reaalselt see on inimesed, mida kõige rohkem inimesed tellivad ja tahavad ja nagu see on mingi vajadus ühiskonnas, mingi sügelus, mida on vaja kratsida piski pärast, aga nii on. Et see nagu
et me näitame neile niikuinii kogu aeg mingi tõudust, et see on see, mis neid hoiab sellest tõudusest eemal, et see nagu aitab neil kuidagi nagu sellega hakkama saada. Et see mingisugune funktsioon on tal nagu olemas, aga ja muidugi see keskmine tase, ma ütleks isegi on tõusnud kollases ajakirjandus ka meil, et kui sa lähed veel ajast tagasi, sa näed nagu täitsa nagu pöörasid asju, aga kindlasti et see on kõige nagu eetiliste rikkumiste poolest kõige problemaatilisem valdkond. Aga mis puudutab nagu stereotüüpe ja sellist maailma, siis ma usun, et kindlasti on Kristiinaga siin tagaside nagu selles mõttes, et kuidas me, ma ei tea, kujutame kõiki asju, et kuidas, ma ei tea, mingi naistevastane seksuaalvägivald, et kuidas seda kirjeldada ja kas sa peaksid siis nagu kasutama mingid ette nähtud väljendeid. Ajakirjanikud tihti väga uhked ka, et mina ei käitu kellegi, mina olen nagu nii sõltumata, et ma ei kuuletu kellelegi ja isegi nagu eksperdid, kes ütlevad, et ma ei tea, et vägistamise kohta nagu lõbusat kõnepruuki kasutada, näiteks minu pärast ei tohiks. Et võib-olla Ekspressi loos, kus kirjeldatakse nagu looma seksuaalset ärakasutamist, ei peaks sõnastus olema selline lõbutses hobusega Tallinnurgas. Seda lugu oli ausalt öeldes rõve lugeda. Ma loodan, et sina seda ei kirjutanud, aga ma tean kas või Ekspressist on palju näiteid, on ju, kuidas me kajastame näiteks Iisraeli Gaza olukorda, mis on kogu maailmas osutunud väljakutseks, et sa ei saagi seal nagu õigesti justkui käituda ja sa ei saagi sellest piirkonnast tõesti informatsiooni, ehk sa saadki kajastada ainult kajastusi, mitte nagu seda asja ennast. Ja sa ei saagi nagu, sa saad nagu mõlemalt poolt mingisuguse pildi, aga tegelikku pilti nagu on väga raske kokku panna, aga samas nagu ajakirjandus näeb väga palju sellist nagu tõsikindlat nagu selliseid postulaate selle teema kohta, mis on nagu suhteliselt nagu mõnikord mõjuvad isegi natuke nagu naljakalt mulle, et natuke isegi nagu sellised, nagu ongi nagu propagandana, et ja üleüldse, isegi kui ma hakkasin seda Venemaa teemat juba ju tegelikult enne seda kajastama, et minu jaoks oli hästi oluline, et mitte julgeolekustada seda teemat, et nagu oli kombeks ajakirjanduses, et kui keegi on vene nimega või vene kodanik, see on julgeoleku teema automaatselt. Et mäletan ka uued uudised, kui tuli välja, et mingid krüptoskämmerid, nüüd nad on siis ametlikud krüptoskämmerid, kes USA-s said süüdistada, olid annetanud Raimond Kaljulaidile, siis uued uudised tegid, Raimond Kaljulaid sai mingi hämarat vene raha. Ja lihtsalt seepärast, et nendel oli vene nimed, olid neil inimestel, nad on vist Eesti kodanik minu teada, ilmselt tema keel on ka, võib isegi eesti keel olla, aga neil on vene nimed ja siis on hämar vene raha, et kust koha pealt, et ja sellist tüüpi kajastust, et keegi on kas kuidagi, ma ei tea, vene nimega ja siis see on automaatselt julgeoleku teema, et me peaksime selle tähelepanu juhtima ainuüksi seepärast, et siin on venelane. Midagi sellist, et üleüldse vene siis vähemuse kajastamine on väga keeruline teema tegelikult, millega ma ise olen väga palju kokku puutunud, kindlasti neid ka välja vihastanud väga palju, aga seda teemat kiputakse nagu väga labaselt kajastama, et kui siin Marju Lauristini väga põhjalik uuring tehti, tuli välja, et ma ei tea, paljud stereotüübid, mis meil on vene vähemuse kohta, et see ei pea üldse paika, et näiteks seal ta joonistas välja vene vähemusest mingi 4 erinevat gruppi, et üks vähemus jaguneb veel omakorda 4 grupiks ja seal need grupid ei pruugi üldse meie mõistuse kohaselt loogilised olla, et need, kes on näiteks eesti keele ära õppinud, võivad olla palju putinistlikumad kui need, kes oskavad ainult vene keelt ja ei ole eesti keelt ära õppinud. Meie kui eestlaste jaoks on kindlasti see nagu eesti keele oskus hästi oluline oma nagu identiteedi osa, aga nende jaoks see ei ole nii ja ma ei pruugi sellega ka ise nõustuda, aga ma pean seda teadvustama, et see ei pruugi olla selle, kuidas öelda, meelsusega üldse seotud, see keeleoskus, et see ma mõistan, ma tahaks ise ka, et inimesed oskaksid eesti keelt ja õpiksid eesti keelt ja no just see, et koolides ei ole õpetajad, see on täielik katastroof, et õpetajad ei ole, kes suudaks eesti keeles tunde anda ja nii edasi.
aga teadvustada seda, et see keel üksi veel ei defineeri inimese olemust, et see on ka tähtis. Jah. Ma ei tea, kuidas ma siia jõudsin üldse. Sind on ilus kuulata. Aga kuidas sa tunned nagu ennast üldse selles rollis, et sind justkui intervjueeritakse? Mul Pärnu Postimehe kolleeg ütles selle kohta hästi, see on timuka poomine. Et see on nagu halvasti suhtiti vanasti vähemalt, kui ajakirjanike intervjueeriti, et kui 2 ajakirjanikku omavahel räägivad, siis kuskil nagu keegi tark jääb kuulamata, aga ei, ma olen ikka teinud podcaste ja asju ja intervjuusid meeldib anda ja et ma olen saavutanud oma karjääris võib-olla selle staatuse ajakirjanikuna, et ma olen ka spetsialist mingitel aladel. Eestis ei ole palju spetsialiste väga spetsiifilistel aladel, kes eriti praktikuid just. No ma mõtlen see disinfo ja kõik see teema, et ma olen selles vallas nagu praktik ja neid praktikuid minu vallas ei ole väga palju, seega nagu tasubki jagada minu nagu neid tähelepanekuid, mis mul on, mis on ainulaadsed ilmselt, et Eestis on võib-olla käputäis inimesi, kes neid asju nagu näevad ja kogevad, mida mina. Ehk siis viimasel ajal tuleb aina rohkem ette ja see on hakanud, nagu see kommunikeerimine on hakanud olema osa minu tööst, et ka välismaa ajakirjanikud ju hakkasid eriti, kusjuures viimasel ajal väga mitte, aga eriti siin sõja hakul hakkas ju välismaa ajakirjanike voog tulema siia ja siis nendele ka nagu selgitamine, nendega rääkimine oli väga suur osa minu tööst. Kuulge, aga ma ei tea, Kris, tahad sa küsida midagi vahepeale? Ma jätan viimase küsimuse endale. Okei. Siis mul on kusjuures 2 sellist teemat või küsimuse püstatust veel. Ma saan aru, et meil liiga palju aega enam ei ole, aga ma palun võib-olla teie mõlema abi, ma tean, et inimestele tegelikult meeldib kuulata selliseid isiklikke kogemuslugusid, on ju. Ja minul oli üks päev selline situatsioon, kus me vestlesime seltskonnas ühele sündmusele võimalike esinejate üle ja mina väga tugevalt nagu protesteerisin ühe inimese vastu, sest et ma ütlesin, et ma ei ole nagu veendunud, et see, mida ta meile esitleb, on nagu päriselt nagu teadus või teadmispõhine, et vaata öeldakse kliimateadlaste kohta öeldakse, et sul on nagu 10 teadlast ja 9 tükki ütlevad, et kliima on muutumas inimtekkeliste põhjuste tõttu ja siis on see üks, kes on ka PhD, mis iganes ja tema siis leiab miljon põhjust, miks see nii ei ole ja siis see grupp inimesi, keda me enne kirjeldusime, just koondub nagu tema selja taha. No ja ütleme nii, et mu olukord oli nagu sarnane, et tegemist oli siis ühe arstiga, kellest me rääkisime ja me ütlesime, et mina ütlesin, et ma ei ole veendunud, et see on see formaat, kuhu ta nagu peaks tulema, et kui me ikkagi ütleme, et me ei peaks kandma päikseprille, me peaksime vaatama päikesesse, sest et ma juba näen et meil on vaja nagu seda päikese kiirgust, kuna me saame sealt D-vitamiini ja mida iganes ja mul on vastas inimene, kes ütleb, et aga ürgajal ka inimesed ei kandnud päikeseprille. Kandsid kive niimoodi kandsid. Ja kõik elasid. No ja see argument on, et me peame nagu ühendama erinevaid koolkondi. Mina sattusin selles olukorras natuke kimbatusse, sest et ma tahtsin nagu kena olla, ma ei tahtnud kedagi otseselt nagu tühistada, aga mul oli nagu see, aga et võib-olla see koht ei ole täpselt sellele koolkonnale, et nemad võivad mingi teise ürituse endale teha. Ürgajal ei olnud hambaravi ka, lihtsalt ütlen, et ma saan, kus see argument tuleb, et siis mingi iga teine beebi suri ära ja inimesed elasid 20 aastat ja see oli kõik nagu, et kas see on see elu, mida te tahate. Ühesõnaga, aga et see on väljakutseks saanud meie jaoks ka, et on eriti kui on nagu spetsialistid nagu justkui, et see teeb just keeruliseks. Nagu mingi suvalise Facebooki teadlasega nagu ei ole raske nagu puhtalt nagu näidata, et tal ei ole üldse mingisugustki pinnast nagu. Aga meil on mingisugused arstid ja teadlased nagu vaatad, et ongi nagu 7 aastat arstiteadust õppinud ja vaatad seina nagu iga suvaline internetitroll nagu mingi meid tahetakse kontrollida, bla bla bla. Ja no praegu plaanitakse Riigikogus ühte eventi, kus igal inimesel on põhimõtteliselt PhD, aga kõik räägivad uskumatult lolli juttu. Ja see on nagu fenomen, on isegi vaat see mingi Nobeli
haigus olemas, et Nobeli teadlastest väga paljud on mingil muul alal avaldanud arvamust, mis on täielik idiootsus. No teadlased ise ka, eks ole, ütlevad tegelikult, et ma ei tea, et kui sulle öeldakse, et sa oled, ma ei tea, kängurute lõualuu spetsialist, et tegelikult sul ei ole vaja kängurute lõualuu spetsialist, sul on vaja kängurute hammaste spetsialisti ja see on üks teine inimene, mina sellega tegeleda ei saa. Et see spetsialiteet nagu teadlaste hulgas mitte sõna võtta, kui sa asjadest ei tea, et see nagu võiks olla oskus. Ja mul on tunne, et aga kuidas sa nagu lükkad kõrvale. Ma ise ka ma olen bakaharidusega, ja siis on mingid reaalselt arstid, kellele ma olen nagu artiklites, ma ei tea, faktikontrolli teinud või öelnud, et see on jama, mis põhineb muidugi teiste nagu spetsialistide, palju rohkemate spetsialistide arvamusel, aga see just, et viimasel ajal inimesed on üks sait olema nagu vabadus.ee või vabadus.ee vahet ei ole, mis põhimõtteliselt vaatad, et seal ongi ainult spetsialistid räägivad. Aga kõik räägivad jälle mingit täiesti pöörast juttu, et on tekkinud nagu see kommunikeerimise viis Eesti kogu maailmas, kus ongi leitud need eriarvamusel teadlased ja pandud neile siis nagu see suurem selline, kuidas öelda, nagu nad esindaksidki nagu kogu seda teadust väga palju. Ja kui sa küsid, kuidas sellega tegeleda, kuidas nagu selline arvamus nagu kõrvale heita nii, et sa ei jäta endast mulje, et sa oled nagu eelarvamustega, et ma ei teagi täpselt, et sa pead nagu näitama, et see sisuliselt ei ole normaalne jutt, kus see piir tõmmata, et Eestis kogu see valdkond on nagu minu hingeteema ka ja mitte seepärast, et nad on teisel, alati mingi, et meil arvamusvabadus. Need inimesed nagu tapavad teisi inimesi oma lolli jutuga, nagu vaktsineerimine ja nagu USAs on see nagu veel eriti normaliseeritud, seepärast, et haridusminister on antivakser ja avaldab mingid täiesti, isegi nagu riigi nagu sellise institutsioonina avaldavad paberid, kus on mingid väljamõeldised ja fake allikad ja valeinfo. Ja siis see nagu omakorda siis annab meie nendele uhuudele, et näed, siin USA valitsus ütles, et COVID tuli laborist, nüüd muutke oma kõik faktikontrollid ümber. Eks ongi nagu see infokorratus on USAs nagu võimu haaranud ja see annab meie teadlastele, nagu mitte teadlastele, vaid uhuudele siis nagu veel võimu juurde näidata mingile usaldusväärsele institutsioonile ajalooliselt. USA haridus, USA meditsiini, ma ei tea, mingi amet või mis iganes, et see on väga keeruline ja see on see tänapäeva, no ma ütlen, see Riigikogus on ka Eesti mingid arstid ja teadlased, mingi MTÜ ja nad ongi, seal on üks hambaarst ja üks perearst ja Nemad ongi vist need, kes väga kõvasti ka koroona ajal nad formeerusidki. Just. Ja nad on justkui spetsialistid, aga mitte ainult oma valdkonnas, vaid laialt. Nad on kõik see 1/10. Kõik need 1/10 on. Ja nad on täiesti nagu hulluks läinud, et ja pole midagi muud, ei jäägi üle, kui sisuliselt vaadata ja ümber lükata need asjad, et sa ei saa, ja seda tuleb väga hästi teha, seepärast, et neil ongi PhD ja neil ongi see doktori nimetus nende nime ees. Aga me peaksime siis justkui teadvustama, et see tuleb välja ka veel ei tee spetsialisti. Ja keeruline on ka see, et mis keeruline, follow the money. Et väga paljud nendest, ka seesama doktor, keda Laura enne mainis, eks ole, et neil on teenused, mida nad müüvad. Neil on sageli ka mingisugused toidulisandid, mida nad müüvad, mingid, ma ei tea, ja treeningkavad ja toitumiskavad, et follow the money. Kas või see sotsiaalne kapital või see tähelepanu sotsiaalmeedias ja jälgijate arv, mis sa suudad ehitada, see on kõik võimalik väga lihtsasti rahaks teha. Tihti need koolitused, mis nad korraldavad, mingi hullud kallid ja jaburad. Mingi koolis, kuidas teha raha ja siis on koolitus hinda 65 €. Ja oma teadmisi ongi ju okei nii-öelda, kuidas mis ütlen, sissetulekuks vahetada, oma teadmisi ongi okei müüa. Küsimus on lihtsalt selles, et lihtsalt ei ole siin midagi ja ühte küsimust siin ka ei ole, aga et mis see on, mida kas see on tõenduspõhine,
ja siin on ka nii keeruline inimestel vahet teha, eks ju, kogu selle info müras ja kui inimesed, mida kurnatumad ja mida väsinumad inimesed on, seda lihtsamini tuleb see otsus väga lihtsa mingisuguse impulsi pinna pealt, on ju. Et me oleme tegelikult, jah, me oleme komplekssed olendid, aga me oleme ka nagu oma otsustes suhteliselt nii-öelda lihtsakoelised, eks ju, mida inimene teeb ja vajab, et jah, et ma ütlen, et lisaks kõigele on siin ka keeruline nagu vahet teha, et kas see on tõenduspõhine või on see kogemuspõhine, mida keegi müüb, kas keegi omistab oma kogemust täiesti universaalselt nagu kõikidele, eks ju, või et näed, et minu kogemus toimis nii ja ma tõesti nagu heasoovlikult tahan, et ma arvan, et mul läks hästi, ma tahan seda teistele ka pakkuda või siis see, et mind absoluutselt ei koti, mis teiste inimestega toimub, ma näen, et see nagu toob mulle hästi sisse, eks ju. Minul on nagu moraalselt hästi keeruline olla populistlik ja sellepärast ma ei teagi kunagi, mida sellistes vaidlustes teha, sest et ma tean, et mul ei ole kõiki vastuseid ja sellepärast ma ei suuda minna nagu vastu plähmima, sest et ma tunnen, aga mis siis, kui ma ei oska talle enam vastata ja samal ajal tema on mul plä. Nendega on kõige targematel inimestel maailmas väga keeruline vaielda, et nad küsivad sul küsimusi, millele sa lõpuks ei tea nagu vastuseid või esitlevad sulle faktiväited, mida on võimatu laivis kontrollida. Mingi väga hästi spetsiifiline info on neil alati ja ma ei tea, selle uuringu see näitas seda, on ju. Ja sa võid minna vaatama seda uuringut, avastad, hoopis vastupidi väitis tegelikult. Et see sama Kennedy, neil oli mingi siuke vaktsiini mingisugune uuringute nimekiri, oli mingi 20 allikat. Omal ajal pidin seda mingi fakti kontrollima ja vaatasin kõikidesse nende allikatesse sisse. Sisuliselt iga ühel oli vastupidi väidetud sellele, mis oli leitud või oli poldud aru saadud uuringus placebo grupi nagu olemusest näiteks, et placebo on see, kes ei saanud vaktsiini ja kui seal keegi ära suri, pandi öelda, et näed, vaktsiini tõttu suri ära, sa ei saa isegi sa ei oska uuringut lugedagi, et kõige elementaarsemal tasandil. Aga see on levinud nii paljude astmete võrra, ja mitte keegi mitte kunagi ei vaevu sinna vaatama. Ja üldse selles maailmas ringi vaadates, ma tean ka, mis minu enda sellised impulsid ja sellised tarbimisharjumused on, et kui ma mõtlen, ma olen nagu teadlik tarbija, kui nagu impulsiivne ma võin olla, kui kannatamatu ja klikile minev nagu kergesti nagu klikkiv on ja et milline siis see keskmine inimene on ja milline siis on nagu see eriti halbade harjumustega inimene, et see on õudne, jah. Ja kui rääkidagi, ma ei tea, kui me räägi valitsustasandil ja otsustustasandil, me räägime nii-öelda avaliku arvamuse kujundamisest, räägime mõjuisikutest, siis hästi keeruline on ka see, et mida ka sageli öeldakse, et ja me ka tegelikult nii-öelda kusagil inimeste vahelist, nüüd ma teen siin jutumärke lihtsamal tasandil, aga antropoloogina ma tahaks igale asjale vastu vaielda või nagu laiendada, mida ma siin ütlen. Aga et me inimestena ka ei peaks kogu aeg ütlema seda, aga kõik asjad, mida ta räägib, ei ole mõttetud või aga ta räägib, Huberman räägib tarka juttu ka. Jumal, Huberman tuli meil ka seal vestluses esile. Et need uuringud, ühesõnaga, et jah, ja väga paljud inimesed, ka need inimesed, kes on nagu, ma ei tea, ütleme siis niimoodi, et sa vaatad, et see ei ole mitte ühestki otsast nagu mõistlik jutt. Ka seal võib tulla väga mõistlikke väiteid, eks ole. Ka inimesed, kui nad nagu astuvad vägivalla vastu välja, seisavad vägivalla vastu, toovad mingisuguseid fakte ja siis järgmisel hetkel tuleb mingisugune täielik blablabla. Hubermaniga ja teiste temasugustega ongi ka hästi keeruline see, et mingid asjad, mida ta räägib ja ta on ju teada, tal on PhD seal ees, eks ju, aga jälle follow the effing money, et kuhu see kõik läheb ja rääkimata sellest, et ma nüüd ütlen viimase lause, et kui inimene ütleb, et uuring näitab või uuringud näitavad, et see ei ole tavaline, et inimene läheb vaatama, aga kes see valim oli, kelle peal seda uuringut tehti, kas see on ühesõnaga, et kas see on tehtud päriselt inimeste peal, on see tehtud katseklaasis ja nii edasi loomade peal. Martin, mis tahtsid peegeldada? Ei mõtlen see tõe olemasolu mingilgi kujul, mingis valeinformatsioonis on pigem reegel kui erand, et kas või see seakatku teema on ju, et meele avaldada selle vastu, et kõik sead ära tapetakse ühe testi alusel. Ma mõistan nagu inimest, kes isegi avaldab meelt selle vastu või küsib vähemalt, et kas me peaks võib-olla veel midagi tegema, võib-olla ikkagi äkki midagi kuidagi. Aga siis nagu
need inimesed, kes levitavad neid Sorose jutte ja neid on ju, siis nad kuidagi nagu Soros pole ammu enam Eestis, kus ta on? kus ta nagu nad alati tahavad nagu endale seda sama nagu legitiimsust, mis need teised kuskil nagu justkui nagu ärme nagu elevanti toas adresseeri, et te räägite täiesti segast juttu ja nagu pahatahtlikult ja täiesti nagu omakasu püüdlikult, on ju. Et see tõe selline nagu see impulss vihaks või selliseks ebameeldivaks emotsiooniks selles teemas ja paljudes teistes teemades on olemas. Bill Gatesi kohta öeldakse, et ta tahab populatsiooni kontrollida. Et see on nagu et ta on mingi reptiil, kes kontrollib, kui palju inimesi elab. Aga see tuli sellest, et ta ütles, et ma ei tea, sündimus Aafrikas ongi liiga suur. Et see on nagu ta lihtsalt kirjeldas nagu ühiskonna arenguetappe, kus nagu arenenud ühiskonnad, seal sünnib inimesi vähem, arenevat ühiskonnad, seal sünnib nagu rohkem inimesi ja Aafrika nagu järgmisel arenguetapile jõudes saaks ka näljahäda võib-olla paremini ära hoida sellega, et neil sünnib vähem inimesi. Ja ta lihtsalt kirjeldas nagu selliseid nagu teada nagu selliseid nähtuseid ühiskondades ja sellest nagu tuletati, et ta siis tahab populatsiooni kontrollida, et see on tema ülesanne justkui mingi reptiilide ülemkuninganana, et ta kontrollib nagu populatsiooni. Et jällegi see nagu isegi tehniliselt ta nagu rääkiski nagu populatsiooni sellisest nagu kontrollimisest justkui nagu, aga selle arendamise teel. Ja eks seal on mingisugune tõde nagu justkui olemas, aga see nagu iva on täiesti nagu teine. No meil on USA-s üks teine mees, kes tahab populatsiooni iseendaga täita ja enda geenidega täita, nii et aga ärme lähme sinna. Martin aga jätame siia siiski selle jälje maha, ma ei tea, kui kursis te Gavin Newsomiga olete. Jaa. Ühesõnaga California kuberner, et tema on valinud, mina arvan praegu hetkel ikkagi väga eduka viisi, kuidas siis tegelikult maagaga nii-öelda rinda pista, et sisuliselt on ta võtnud kõik Donald Trumpi tweetid ja on pannud sinna sisse enda sõnumi ja kõige naeruväärsem siin juures on see, et Foxi sa nägid seda uudissaadet, kus see naisajakirjanik ütles, et kui mina oleks tema naine, siis ma ütleks talle, millega sa tegeled, sa pead tõsiselt võetav olema. Ja siis ma päriselt mõtlen, et kes te olete nagu kui ei oleks, udustame nimed ära, siis me ei teeks isegi vahet, kas tegemist on Trumpi või Newsomi tweetiga, milles Newsom viskab Trumpi üle naljana. USA poliitikas ja üks kultuurishokk ongi see hästi nagu jõhker silmakirjalikkuse kahepalgelisus, mis seal on, et sul võibki Rubio näiteks või J.D. Vance, kõik need on Trumpi kohta öelnud nagu täiesti, kes iganes tema jaoks töötab täielik mölakas värdjasse pärast, et see tegeb on täieliku koletisega, meie ajastu Hitleriga põhimõtteliselt blablabla. Ja siis nad töötavad tema all ja räägivad, suur liider. USAs on ka see hästi see juhi siuke kultus on hoopis teistsugune nagu meil, et seal nagu ongi nagu liidri ülistamine. Need mingi valitsuse koosolekud, kus nad mingi kõik, suur liider, sa oled teinud nii palju, see on nagu Põhja-Korea lihtsalt ongi. Ja see sama siis silmakirjalikkus Fox Newsi poolt et ta nagu parodeerib Trumpi ja sa heidad talle ette neid asju, mida sa kunagi Trumpile pole ette heitnud ja see kahepalgelisus ja mind ka alati šokeerib. Kas see on edukas? Ma isegi seda USA ühiskonda nagu analüüsida on väga keeruline, et ma ei saa enam aru, mis üldse saab seal ühiskonnas edukas olla, sest see on nagu mingi düstoopia seal juba, kus nagu ongi see idokraatia, nagu see film on, et see nagu ongi see lihtsalt, et sa kuuled Trumpi ja mitte ükski lause, nagu mitte ükski silt, mida ta räägib, ei vasta tõele. Nagu mitte midagi, kõik on vale. See Washingtoni crime rate, see on ka nädal aega tagasi inimesed ei julgenud käia restoranis, aga täna julgevad. Tankid on täna. Kui ma hakkan arutlema, me abikaasaga väga palju räägime nendel teemadel, aga siis see algus ongi nii nagu Laura. Aga no, no võt, aga ma arvan, aeg on seal, et sa saad esitada selle viimase küsimuse. Kuule, tuleme Pärnusse tagasi, kus me nüüd USA-sse jõudsime, aga me vaatamegi oma podcastis väikest linna suurest maailmast ja suurt maailma väikesest linnast. Martin, kuidas sina Pärnut rikastad ja kuidas rikastab Pärnu sind? Oled sa tubli kodutöö ära teinud ja valmistunud selleks küsimuseks? Mu naine
naine hoiatas, et siuke küsimus. Aitäh. Mis sa neile vastad? Aitäh, tervitame Martini armsat abikaasat. Jah, tere. Ja ma ei mõelnud seda vastust välja. Ei, tegelikult nagu ma arvan, et lihtsalt normaalne inimene olla on juba hea algatus siin, et normaalseid inimesi on ju alati siin vaja. Väga siuke nagu kui keegi midagi teeb, midagi, mis on lahe, siis mine kohale ja näita toetust, et minu arust see on nagu oluline, et kui on mingi mul väike laps kodus ja see on ka asi, mille ma andsin, on ju, antakse riigile lapsi, linnale lapsi, et ei tegelikult, ühesõnaga, et nüüd olen saanud võib-olla vähem teha seda, aga kui on mingid kontserdid, mingid uued kohvikud, uued restoranid, uued kultuuriüritused, uued mingid asjad, mis on lahedad ja nii palju nagu eriti siin mis võib-olla Pärnus on ka muutunud, on, et need asjad nagu on nüüd elujõulised, et kunagi nägin mingit lahedat asja, siis asi kadus ära, siis keegi ei käinud, keegi ei teinud. Et ja ma olen siiamaani ka praegu mingite, ma ei tea, kas meil mahub siia ära Tempel ja Wunderbar, et 2 kontsertkohta just nagu suvevälisel ajal, et ma olen mures selle pärast, on ju. Just peakski nagu ise kohale minema ja näitama toetust ja ma üldjuhul olen üritan nagu hinnata ja anda ka oma raha, nagu otseses mõttes raha nendele algatustele, mis mulle siin väga meeldivad, et seda ma olen nagu teinud poolteadlikult muidugi, mulle lihtsalt meeldivad lahedad asjad ka ja seepärast ma teen seda, aga mõnikord võib-olla isegi sunnid ennast lahedale asjale kohale minema või maha istuma kuskil toredas kohas. Ja mida Pärnu mulle... Kuidas Pärnu sind rikastab? Igas mõttes nagu ta on minu nagu elu nagu palju paremasse tasakaalu pannud nagu igas mõttes, et Tallinn oli minu jaoks nagu liiga närviline, et ta on nagu närvilisem ja mina olen hästi rahuliku iseloomuga introvert, kelle patarei laeb siin nagu palju paremini ja seetõttu nagu juba automaatselt on kõik paremas tasakaalus, rääkimata siis nostalgiast ja uhkusest on ju oma linna üle, rääkimata sellest, et linna keskkond on ju, ma ei tea, 20-ndatel esimese vabariigi ajal juba tehti sellest nagu selline roheline, selline liikumiskõlblik linn, nagu et Pärna allee nagu, et kliima soojenem tuleb, me oleme päris hästi siin varustatud selle eest, et kogu see linna areng ja kõik linna pilt pakub mulle nii palju nagu rahu ja see rahu on väga tähtis omadus Pärnu puhul, et mida jällegi aetakse mõnikord on liiga rahulik on, aga tegelikult ei ole, et tegelikult on kõik võimalused olemas olla nii rahulik kui mitte rahulik sa olla tahad, et seda kõike ta pakub mulle. Super, väga äge. Tahad sa punkti panna? Tead, ma ei tea, kas ma tohin nii häbitult, aga 6. septembril toimub Pärnu eelarvamusfestival ja lihtsalt selle 20. esimese vabariigi ja Pärna alleega mul tuli meelde, et ma pean seal linnaruumi arutelu. Nii et tulge kuulama, ma tahan rääkida täpselt nendel teemadel, et kas ja kuidas me seda hoiame ja edasi arendame. Nii et pärnakatest kuulajad ka. Kus selle kohta infot levib? Ma esimest korda kuulen. Tead, see hakkab alles pihta, et see on siuke viimase minuti orwin ja turundus hakkab vist kas järgmisest nädalast. Aga nad on arvestanud ka küllaltki sellise pisikese külaliskonnaga. Aga ühesõnaga, kes kuulab, keda huvitab, kes siit selle info saab, siis tulge. Okay. Räägime Pärnust. Aitäh, Martin. Oli väga-väga põnev. Meie kõige pikem külalisvestlus, aga igat hetke väärt. Ja oleks võinud jätkata nii palju, kes tahtnud veel küsida. Aitäh sulle. Aitäh. Ja ma arvan, Pärnu on Bonneri preemia võrra rikkam küll.